nii et teie tööriistad on saabunud. Olete ilmselt avastanud, et need on väga hea kvaliteediga tööriistad. Selle põhjuseks on see, et meie töökoda on valmistanud ahelat 2 aastakümmet, seetõttu oleme selle tõeliselt selgeks saanud. See on ainus asi, millega me tegeleme. Me teeme seda tõeliselt hästi. Sa võid ilmselt küsida, mis see väike asi on ja milleks see vedru on? Noh, see on uus funktsioon, mille oleme hiljuti võllidesse sisse viinud. Ja ma räägin teile sellest, kuid enne, kui ma seda teen, tahaksin juhtida teie tähelepanu võlli määrimise aspektile. Nüüd. Võlli määrimine on väga lihtne. Põhimõtteliselt vajate umbes 0,2 untsi jala kohta või 20 milliliitrit meetri kohta. Kas masinaõli, kompressoriõli või parafiiniõli? Sa saad kasutada praktiliselt ükskõik millist määrdeainet, kui see ei lagune kõrgetel temperatuuridel ja ei mõjuta manseti ega võlli. See on reegel. Mootoriõli ei ole aga sama asi, sest mootoriõli, mida leiate oma autodest, muutub varrastes ees kleepuvaks. Seega palun vältige seda. Mootoriõli ja masinaõli vahel on suur erinevus. Põhjus, miks soovite oma võlli määrida, ei ole ainult see, et see tagab teie võlli pikaealisuse, vaid see vähendab ka sisemist hõõrdumist. Näete, see on radiaalne ülekandesüsteem ja mida te soovite teha, on toota tööriista otsas sama palju momenti, kui te puuri otsas välja annate. Ja sa ei taha, et võll takistaks seda suhet. Sa tahad, et see libiseks võimalikult sujuvalt varruka sees. Nüüd on selle määrimine üsna lihtne. Sa põhimõtteliselt võtad siit välja tüki. Ja nagu näha, on mul siin avatud osa, kuhu ma täidan oma määrdeaine vastavalt sellele, kui palju meetreid või jalgu mul on saadaval. Siis võtan ma teise otsa, just nii, ja viin selle otse tagasi. Nagu nii. Ja kui ma seda söön, näete, et see tõmbab teiselt poolt natuke ära. Ja te lihtsalt toidate seda. Just nii, lihtne, lihtne, lihtne. Ja kui see on täielikult läbi söödud, teen ma seda ilmselgelt, ilma, et see oleks põrandal, kuid soovite selle põrandale lahti rullida, see muudaks asja palju lihtsamaks. Ja kui sa seda nii täidad, näed, et see tuleb välja teiselt poolt ja see külg on nüüd täielikult määrdunud. Sa saad ka oma puuri võlli adapteri otsa panna ja selle asendisse keerata. Mõlemad viisid on head. Nüüd, et vastata sinu küsimusele 2 väikese tüki kohta. See tükk ja see tükk. See on 6 mm või veerand tolli võll ja nagu näete, on mul siin puuri ja võlli adapter ning mul on sellel küljel vedru. Ja teisel küljel on see võlli lukustus. Põhjus, miks ma selle standardse võlli osaks olen teinud, on see, et see takistab varre liikumist üles ja alla võllil, kui te seda kasutate. Kujutame ette, et see võll peaks kokku põrkama kindla takistusega ja peatuma koheselt. Selle peatumise inertsus kandub otse läbi võlli ja tuleb tagasi puuri otsa. Kui sa pole oma momentpiirajat õigesti seadnud, siis on oht, et võll võib painutada või puur hakkab ringi pöörlema. Nüüd, kui see juhtub, on võlli painutamine puuri lähedal tõenäolisem kui tööriista otsas. Ja seetõttu soovite hoida varrukat võimalikult lähedal sellele adapterile, et vältida kumeruse tekkimist. Varrukas aitab vältida kumerust. Ja see on põhjus, miks meil on ühel küljel vedru ja teisel küljel võllilukk. Sellegipoolest on see lihtsalt midagi, mida me oleme pakkunud. Sa ei pea seda tingimata kasutama, kui sa ei soovi. Nii et palju õnne seal väljas. Loodan, et see toob teie investeeringu tagasi võimalikult kiiresti. Ja veel kord, aitäh, et valisite meid. Kui teil on küsimusi või midagi, mis teid huvitab, ärge kõhelge meiega ühendust võtta. Meie oleme alati valmis teid aitama. Aitäh vaatamast. Tšau, nägemist.